Juhhei kõik kuulajad, minu nimi Robin ja tänases Pärimusmuusika podcastis räägime folkmetallist ja mis see endast kujutab. Aga et asjad käima ajada, kuulame siis bändi nimega Raudants nende 2005. aasta Karjasepõli albumi pealt ühe lahedal loo. Egas midagi, kuulame. Kosjomalle, kui lähed naista kosjomalle, püüvälindu püüdemalle, huubasuusta otsimalle, sõidad sa läbi Sõmmõrpaalo, ajad sa läbi Ahjavalla, ajad sa Hirohivale, ajad sa Varsavatale, Sassa näistä narulista, Kasakala arvolista. Kirja, pikk läts mingile magama ja pikk läts mingile magama. No nii, kuulasime siis just Raudantsu, muideks on Viljandist pärit bänd ja laulu nimi oli Tunnen tuima neiu. Aga see selleks, vaatame siis natukene folkmetalli ajalugu. Põhimõtteliselt oli siis nii, et folkmetal sai alguse 90ndate algusest Euroopas ja esimeseks bändiks loetakse siis Skycladi ja sellepärast, et seal tegutses viiulimängija, kes andis bändile siis siukse
nii-öelda folgi atmosfääri. Ja nagu ikka, siis hakkasid ka teised bändid kasutama folgi ja pärimusmuusika pille. Igasuguseid pille oli näiteks parmupill, mandoliin, rataslüüra või hiiuvannel ja absoluutselt kõike kasutati. Aga oli ka siis nii, et vahepeal ei olnud bändis ühtegi pärimusmuusika pilli ja selle folgi atmosfääri tekitamine jäi siis kitarride ja klahvpillide jaoks. Aga hüppame siis kähku ka Eesti ajalukku. 95. aastal loodi bänd nimega Diversia ja mina loen selle bändi algust siis ka Eesti folkmetalli alguseks. Nemad küll jõudsid kõige ette, aga kõik Eesti tipp-folkmetalli ansamblid loodi siis enam-vähem samal ajal ja põhjuseks on siis see, et Soomest tuli ohtralt folkmetallit, seal see kasvas ülisuure kiirusega ja seal on siiamaani need bändid, mis loodi sellel ajal, on siiamaani selle žanri tipus, tuuritavad siiamaani suuri festivale ja neil läheb nagu hästi. Aga miks neil siis hästi läheb, miks üldse folkmetal miks üldse folk ja metal kokku lähevad omavahel nii hästi? Ma arvan, et pärimusmuusikat proovitakse tänapäeval liita absoluutselt kõigega, iga muusikastiiliga ja 90-ndatel lihtsalt jõudis kätte see aeg, kus eksperimenteeriti metalliga ja minu arust huvitav on see ka, et metal on siuke ju sünge ja nii edasi, samamoodi on hiiukannel ja sellepärast nad lähevadki hästi kokku ja see on nagu nii individuaalne, sest igast kultuurist tuli siis ka erinevate nüanssidega muusika. Ma ei saakski nagu võrrelda Eesti legendaarset metsatõllu Inglismaa Hailstormiga, nagu neil on, mõlemad on folk-metal ansamblid, aga nende muusika tohutult erinev ja räägivad täiesti erinevatest asjadest. Okei, aga aitab jauramisest, kuulame mussi. Seuravan biisin annan laulavan Laurille. Õud.
No nii, nüüd praegu kuulsime ju Eesti enda kõige legendaarsemat Metsatöll. Laulu nimi oli Muhu õud, see oli live-versioon, live-muusika küll hakkab comebacki tegema, aga mida rohkem, seda parem. Nad mängisid seda laulu siis Soomes Tuška Metal Festivalil. See on üks ülilahe heavy-muusika festival. Soovitan kõikidele heavy-muusika fännidele, et seal saab kuulda absoluutselt igasugust heavy-muusikat. Muideks, Metsatõlluga veel seoses siis Lauri Unnapuu tegi ülilaheda video koos Kiirkootsiga, kus ta siis seletab, mis pärimusmuusika instrumente nad kasutavad. Video nimi on Metsatölls Unexpected Metal Instruments, kui keegi tahab vaadata seda. See küll on inglis keeles, aga ma usun 100%, et te saate sellega hakkama. Okei, aga minu stuudioaeg hakkab mul siin saunas nüüd vaikselt otsa saama. Et ma mõtlesin, et ma räägin teile natukene Valdrunast ka. Et Valdruna on minu arvast üks kõige lahedam folgi ansambel üldse. Tegelikult võib öelda, et see on mul lemmik folgi ansambel. Nad küll ei mängi metallimuusikat, aga neil on suhteliselt tugevad seosed maailma suurimate metal-bändidega. Ja mis on minu arvast eriti huvitav on see, et nad mängivad enda muusikat suurtel metal-festivalidel, kus siis põhimõtteliselt iga teine tüüpiline ansambel mängib lihtsalt mingit heavit kütet. Ja no, see juba ütlebki ära, et folk ja metal sobivad hästi kokku. Isegi kui need žanrid on eraldi, siis nad töötavad koos. Ja miks siis Valdruna metalliga seotud veel on sellepärast, et Einar Selvik, kes selle alustas, siis mängis veel aastal 2006 vägagi ekstreemses black metal bändis nimega Gorgoroth. Ja no see nimi peab küll nüüd heavy vendadele midagi ütlema, see bänd on päris kuulus. Ja sealt bändist oli Valdrunas ka natuke aega veel Kaal. Ja no see on täielik metallilegend, kõik tunnevad seda venda. Valdruna muusika on siuke sünge ja pärimusjuurtega. Nad alguses muidugi ise ei tahtnud üldse pärimusmuusikat, mis juba tehtud on, kuulata, sellepärast et nad tahtsid võimalikult originaalselt nii-öelda ennast väljendada. Nad küll lugesid igasuguseid mütoloogia tekste ja värke, ja üks mu lemmiklugu nende poolt ongi Völuspää, mis räägib põhimõtteliselt Ragnarokist, ja mind ennast nagu huvitab ka see Norra mütoloogia natukene, et nad laulavad küll norra keeles, et isegi kui ma aru ei saa midagi sellest, siis pärast Google'ist otsida järgi, mis seal toimus. See on päris huvitav, soovitan teil ka kõigil. Ja lõpetuseks ma arvan, et ma lasengi ühte Valdruna laulu nimega Solringen. Minu poolt kõik, eetris oli Robin Kiisolts. Pange hullu ja tehke kodutööd õigel ajal ära.
ringa, nu ska